Tartust. Tartu Uus Teater on Tartust, see tähendab seda, et akadeemiline veerand on igati õigustatud. Mul on hea meel tervitada kõiki Tartu Uue Teatri poliitilise teatri projekti kolm värvi Eesti 2009 sinine 7. jutuajamisel. Ja minuga koos selle laua ääres on härra Urmas Paet, kes on välisminister, ent selles kontekstis siin eelkõige Reformierakonna aseesimees. Ja alustuseks, Urmas, me räägime sina, kuivõrd me räägime juba ammu sina. Sellest ajast, kui Urmas oli kultuuriminister. Alustuseks on mul väike kingitus. Väga hea. Ta on küll väike, aga märgiline. Ja välisministrile peab olema kirjutatud rahvusvahelises keeles. Väga ilus. Eesti. Me oleme valmis alustama. Ilma sildita. Ka ilma sildita. Aga ta on kinnine pudel, nii et siin ei ole karta midagi. Aga Urmas, alustame seda juttu sellest, mismoodi sai ta kirja kutsesse, mis on täiesti adekvaatne. Räägi, millisena näed sina Eestit praegu, hetkel? Kus me oleme? Kui võtta aluseks teekond, siis ma arvan, me oleme natuke üle poole sellest teest käinud. Kui võtta eesmärgiks see, et me võiksime ennast oma ühiskonnas tunda sama hästi, nagu võib-olla tunnevad suurem osa neid Euroopa riike, kellel ajalugu eelmisel sajandil ei olnud nii traagiline, kui ta meil oli. Nii et kui võtta selline võrdlusmoment, siis ma arvan, et me oleme sellel teel kuskil pisut üle poole käinud. Ja see tähendab, et veel on minna selleks, et ka valdav osa Eesti inimestest ja Eesti ühiskonnast tunneks ennast nii, et kui tehakse uuring, kus jälle mõõdetakse inimeste rahulolutunnet, et siis ka Eesti platseeruks sinna kuhugi kõrgemasse tippu. Kus ta praegu on? Umbes nii... Kuskil Küllega me koos oleme? Pisut allpool keskmises. Oleneb, mida küsida. Et üldiselt me ju kõik teame, et eestlased on sellised ikkagi pigem pessimistlikud ja külmad ja tihti ka negatiivsed. Nii et kui me võtame selle koefitsiendi arvesse, siis me oleme ikka seal pigem Euroopa ühiskondade, Euroopa riikide allpool otsas. Aga miks see nii on? Kas selle põhiline põhjus on selles, et meie 50 aastat 20. sajandist olid täpselt sellised, nagu nad olid, või on neid põhjuseid veel? No kindlasti see on üks väga oluline mõjutaja, et suur osa Eesti inimestest on näinud ka väga oluliselt teistsuguseid aegu, mis ilmselt ei lähe kunagi meelest ära, mis tähendab, et sees on ka tubli annus hirmu jätkuvalt, sees on tubli annus ebakindlust ja noorematel põlvkondadel, mis võib-olla täna veel on selline häiriv tegur on, et kõike seda ei ole, mis on vanematel põlvkondadel, küll on aga ikkagi võrdlus eakaaslastega sealt samast mujalt Euroopast ja siis teinekord tunnetatakse, et Eesti on kuidagi liiga igav ja et siin on vähe teha ja elatustase pole see, mis ta võiks olla ja töövõimalused pole piisavalt huvitavad. Nii et neid mõjutajaid, mis ühel sellisel ülemineku ühiskonnal on Eestis jätkuvalt veel ja mitte vähe. Nii et me oleme jätkuvalt ülemineku ühiskond sinu hinnangul? No kindlasti, jah. Välisministrina sa näed väga palju teisi ühiskondi meie ümber, kes on meiega sarnase saatusega, meist natukene erineva saatusega ja sinu enda isiklikul hinnangul, läbi sinu prilliklaaside, paistame me kuidas? Võrreldes oma lähemate ja kaugemate naabritega. Mina isiklikult olen võib-olla üle keskmise optimistlikum.
et kui vaadata seda aega, mis meil siis on olnud ise teha ja otsustada ja areneda ja ka neid võimalusi, mida maailm ja rahvusvaheline elu on pakkunud, siis ma arvan, et meil on tegelikult läinud väga hästi selle viimase 17-18 aasta jooksul. Et täpselt nii, et me peamegi võrdlema selleks, et enam-vähem adekvaatselt suuta oma kohta paika panna. Et kõige hullem pool asjast, millega ennast võrrelda saab, on ütleme need riigid, mis Nõukogude Liidu lagunemisega tekkisid. Me näeme, et neil kõigil täna on väga suuri raskusi, nii poliitilisi, majanduslikke, demokraatlikke, mis iganes. Et meil nii ei ole, aga kui me vaatame ka tänast konkreetset ajaruumi, seda majandusraskuste keskkonda, et siis on ju ka nii, et ka nendest oleme me täna ja seni tulnud oluliselt paremini välja kui mõned teised, kellel on olnud ka samad eeldused. Ärme räägime üldiselt, võrdleme konkreetselt. Tänases olukorras kui me kuulame ka värskeid uudiseid Lätist näiteks, siis kindlasti on põhjust olla väga mures. Samas meil seni ei ole nii hullusti läinud, eks ole, et kui me kuuleme uudiseid, et õpetajate palku tõmmatakse 40% maha ja pensionide kallale minnakse ja väga paljusid asju, millega inimesed on harjunud, need kaotatakse ära või tõmmatakse koomale ja et suur osa elu korraldamisest ei ole mitte kohalik inimeste ega valitsuse käes, vaid on üks selline organisatsioon nimega IMF ehk Rahvusvaheline Valuutafond, kes dikteerib, kuidas edasi. Nii et kui me kõige sellega ennast võrdleme näiteks või võtame ka vähe kaugemalt, aga ka riigid, kellel on olnud suhteliselt sarnane võrdleme näiteks Bulgaariaga. Võrdleme Bulgaariaga, jah. Et Bulgaaria, ma mäletan, tegi eelmise aasta lõpul tohutu reklaamikampaania rahvusvahelises meedias. Lihtsalt maa promomiseks. Ja sinna pandi ilmselt suhteliselt suur raha sisse. Ja siis äkki ühel heal päeval vahetult pärast seda kampaaniat ilmus ajalehe International Herald Tribune esiküljel suurte piltidega suur lugu sellest, ja suured rasvased pealkirjad, et Bulgaaria on kõige korrumpeerunum Euroopa riik. Ja siis muidugi ka väga värvikate näidetega. Nii et kui vaadata ka olukorda täna veel selles riigis, et siis ei ole meil väga põhjust nuriseda siin midagi. Nii et ilmselt ka need suured rahvusvahelised kõikvõimalikud uuringud, kus on ühine alus uuringu tegemiseks väga paljudes riikides ja siis need tulemused näiteks, mis puudutavad erinevaid vabadusi, sõnavabadust, ajakirjandusvabadust ja palju muud, mis peaks olema ühe normaalse ühiskonna väga väärtuslik ja tähtis osa, et seal ei ole meil midagi häbeneda. Meil on sõnavabadusega absoluutselt kõik korras. Ja neid uuringuid ei ole me ise teinud, eks ole, vaid neid on teinud lugupeetud rahvusvahelised kõikvõimalikud uurimisrühmad ja organisatsioonid, mille järgi, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis näiteks ajakirjandusvabaduselt Eesti on selgelt maailma esikümne sees.